tere, kallid vaatajad, täna ma teen teile video, kuidas teha Java External International Command, et kui teil ei hakka nagu näiteks pakid serveril nüüd tööle, siis saab seda väga lihtsal viisil ära parandada, et kõigepealt on ju, te peate võtma oma lahti oma kausta ja siis minema, teate küll näevate kohalik ketas, et siis siin on näevate program files x36 ja siit näevate kusagil Java, ehk selle peate te kopeerima ja siis program failidesse pastima. Kui mul on see siin juba olemas, tegelikult ma ei taha ja mul on see olemas siin on ju, et pastite selle siia et siis võtate selle lahti RE7 ja PIN, et näevate Java RE7 ja siis võtate PIN ja siis muud midagi kui copy paste ja võtate selle plokki on ju siis lähete, kui teil on Windows 8, et muidu on see täpselt samasugune, et te peate minema sätted ja võtma isikupärastamine ja siis kusagil on vale koht, vabandust, et lähete sätted ja võtate arvutiteabe, et mul on siis Windows 8 tootja AS Ordi 4.3 on Windows jõuhindleks et paigaldatud mälu on 4 gigabaiti, kasutada 3,50 et võtate siis täpsemalt süsteemi sättes, et lähete siis keskkonnamuutujad ja siin peab kõik olema, et võtate nagu kõigepealt esimene on käed ja pistate selle siia, siis panete okei, aga mul on see olemas ja siis võtate uuesti panete nimeks ClassPad ja panete näevate selle sama ja siis ok, et no mul on need kõik asjad olemas, aga te panete ok, aga ma arvan loob on ju, et siis panete loob, no panete okei, selle teise näevate panete okei ja teil on asi valmis, et täna vaatamast ja nii lihtne, siis see ongi, vabandust, mul see skännib arvutab, mul on nii aeglane, et tänan vaatamast ja kohtumiseni järgmise video ajal. Okei, tänan siis.